Tere jälle head kuulajad ja vaatajad. Me oleme siin oma Koma podcastiga jälle. Mina olen Kadri Kristel ja nagu te näete minu riietusest ja võib-olla ka seda väiksest kaunistatud jõulupuukest meie kõrval, siis me oleme täna jõuluepisoodiga eetris. Ja kui see tuleb eetrisse, siis ongi juba järgmisel päeval jõululaupäev, nii et väga eriline aeg ja oleme siin ka juba pühade meeleolus vaikselt. Ja mul on siin täna külalised. Kas te tutvustaksite ennast, kuidas te nimed on? Tere, mina olen Kaileen. Tere, mina olen Mattias. Ja meil on väga hea meel, et te olete täna siin meie Koma kontoris Tallinnas. Olete tulnud kaugelt ja natukene lähemalt pika teesi ette võtnud, nii et tore, et olete siin. Tore, et kutsusite. Ja meie rõõm. Kuidas jagage natuke nendest, kes te olete ja kust te tulete, mida te teete? Mina siis täna hommikul tulin Rakverest ja enda elu jagan tegelikult Tartu ja Rakvere vahel praegu. Ehk siis Tartus ma olen 1. klassi õpetaja ja Rakveres teen Karmeli koguduses lastetööd. Nii et selline lastega seotus on mu elus praegu läbiv joon, mulle tundub. Ja mina tegelen siis, olen päästja Rakveres ja vabal ajal siis või kui tööl ei pea olema, siis olen Karmelis ilmselt. Teen seal noortetööd. Mul on väga tore abikaasa. Tervitan teda. Jah, see ma olen. Kuidas siis ikkagi on, Mattias, et sa oled päästja, aga Jeesus on sinu päästja? Nii ta juba on jah, et ma ei saa teisi päästa enne, kui mind on päästetud, on ju. Et sükene päästmine kahel rindel, et tegelikult mulle väga meeldib see ja mulle väga meeldib mu töö, mu mõlemad tööd. Et nii kui see noortetöö, kui ka siis tule kustutamine ja see päästmine. Väga lahe. Kaileen, ma tean, et sina just sellel aastal tegelikult alustasid tööd õpetajana, kas on nii? Jaa, ma töötasin küll eelmisel aastal ka koolis, aga mitte klassiõpetajana. Okei, ja Mattias, kui kaua sina oled juba päästjana töötanud? Nüüd peaks minema 3. aasta koos kooliga. Okei, vägev, väga lahe. Ja te olete mõlemad ikkagi Karmelis on teie suurim nagu osa olnud ja olete praegu ka seal teenimas. Et rääkige, kuidas te jõudsite Karmeli koguduseni? No mul on selline huvitav lugu, et kui ma olin mingi 11 aastane umbes, siis mu ema tõi kõigepealt mu venna niimoodi, et võttis käe kõrval, nii, nüüd tuled noortekale, on ju. Ja samas mina olin teises käes ja mina võisin nagu koju ära minna sel hetkel, et ma ei pidanud jääma sinna noortekale. Ma olin mingi, tänu jumala, ma ei pea jääma sinna. Ma ei julgenud üldse jääda, võõras keskkond on ju, et ei olnud sellist, linn üldse, ma olen pärit täiesti maakohast üldse. Aga aeg läks natuke edasi ja siis mingi hetk ma vaatasin, okei, siin on päris normaalsed inimesed, et võin siia jääda küll ja siis juba jäingi sinna ja mingi hetk mind võeti siis teenima ja nüüd ongi 11, praegu ma olen 24, on ju, et siis siiamaani olen osalenud Karmelist igal aastal põhimõtteliselt ikkagi midagi teinud ja erinevate valdkondade vahel siis käinud ringi ja teinud asju. Kui vana sa olid, kui sa oma otsuse tegid, et kas su pere on kristlased? Jaa, mu pere on kristlased, mu isa on tegelikult pastor isegi väikses maakoguduses Avis peal. See otsus oli selline naljakas, et kui PP oli Rakveres 2015, siis ma olin umbes, oligi seal 14 umbes, midagi sellist. Ja siis on seal ülistusõhtu, ma olen mingi, et tegelikult võiks palvetama minna, samas ma ei julge väga, ma olin suht arg ja siis paps on kõrval, kuule, Mattias, mul on tunne, et sa peaksid palvetama minema. Ma olin, okei. Ja siis läksin ja siis tegin päästepalve seal. Nii et täiesti kõik on Rakveres sündinud. Põline rakverelane. Väga lahe. Kaileen, kuidas sinuga? Minul on natukene teistsugune lugu. Mina ei tule kristlikust perekonnast ja ma sattusin kogudusse läbi Fusion Core'i. Ehk siis ilmselt siin podcastis ja muidu ka juba inimesed täitsa teavad Eestis, mis see on, aga see on siis selline, või on, ma ei tea, kas täna ka kuskil toimub, selline pop-rock
rokkkoor, ma siis ütleks, mis toimus koguduses ja kuhu minu klassikaaslased mind kutsusid. Ehk siis seal toimus selline võistlus, et kes kutsub kõige rohkem sõpru, see saab auhinna. Ja nii äge, et selline justkui nagu täiesti kohati võib-olla suvaline nagu mäng lihtsalt noorte seas, aga samas läbi selle minu klassi ja ta kutsus siis mind sinna koori. Ega ma esimese hooga ei mõelnud, et ma nüüd lähen kirikusse või hakkan kirikus käima. Ma mäletan küll seda õhtut, kui ma olin talle lubanud, et okei, ma lähen. Siis ma mõtlesin kodus, et kuidas ma ütlen oma vanematele, et ma lähen kirikuüritusele. Et see tundus selline nii kauge kuidagi sel hetkel. Aga siis ma läksin ja ma mäletan, et see muusika ja kogu see osa ei olnudki minu jaoks üldse nii oluline kui see, et ma astusin sealt uksest sisse ja ma olin täiesti hämmingus sellest, kui toredad need inimesed seal olid. Ehk siis see, et minu käest küsiti kohe, kuidas mul läheb, kes ma olen, tunti huvi ja see oli hästi selline siiras ja kuidagi nagu rõõmu täis vastuvõtt. Ma arvan üldse, et meie kogudus on väga selline, inglise keeles on hea öelda nagu welcoming, ehk siis nagu oskab tervitada või osatakse inimesi vastu võtta ja tervitada ja ma arvan, see on see, mis mind esimese hooga võlus, et ma kohe tundsin, et ma olen osa millestki, kuigi see oli minu jaoks täiesti võõras keskkond. Ja siis ma hakkasin seal kooris käima ja see oli selline fun, et sai iga nädal kokku saada inimestega ja ühel hetkel ma sain aru, et need samad inimesed, kes on seal kooris, käivad ka pühapäeviti kirikus ja noortekatel ja muudel üritustel ja siis mind kuidagi tõmmati kampa ja ma üsna ruttu sain aru, et see nii-öelda see usu osa sobib mulle või huvitab mind ja just see sügavus selles, ma arvan, et ma olen alati olnud pigem selline sügav inimene ja inimene, kes mõtleb hästi asju läbi ja kuidagi see sügavus ja tähenduslikkus, mis nendes inimestes ja mis nende usus oli, kõnetas mind ja siis üsna ruttu ma tegin ka otsuse ja sain päästetud ja siis juba sattusin valdkondadesse ja lastetöösse ja noortetöösse, nii et siis läks juba täitsa nagu sujuvalt edasi. Kuidas su vanemad reageerisid selle? Nad on olnud väga selles mõttes avatud alati, et nad näevad, et see on hea keskkond, et seal on ägedad inimesed, ägedad sõbrad. Nende enda jaoks võib-olla see ei ole olnud selline loogiline koht, kuhu tulla, et ikka jõuludel ja erinevatel kontserditel, mis siis Fusion kooriga näiteks olid või muude asjadega, et siis nad on tulnud ja elanud kaasa. Et selles mõttes nad olid avatud sellele, et mina kirikus käin. Ja tänaseni on see selline täiesti okei, et elavad kaasa ja ise küll ei ole tulnud kirikusse selliselt, aga on kaasas sellega. Väga lahe, süksed erinevad lood teil, et kuidas Jumala perekond on nii erinev ja meil on eri taustadest inimesi ja lahe kuulda, kuidas Mattias sinu paps kuidagi niimoodi nügis sind heas mõttes ja kuidagi julgustas sind tegema seda otsust ja samas, kuidas sinu pere on ka nagu olnud avatud selles osas, et see on väga, väga lahe. Ja Karmeli kogudus on olnud teie koduks juba pikka aega ja te mõlemad mainisite, et olete nüüd juba vastutavates rollides. Ja kuidagi tundus teie jutust, et see mõlemal teie jaoks oli väga sujuv. Aga kas te pakiksite seda natuke lahti ka, et kuidas see ikkagi niimoodi nagu juhtus, kui te mõtlete selle peale lähemalt? Kailein, äkki sa alustad? Jaa, mina sattusin väga kiiresti meie laste töösse koguduses. Ma arvan, et see juhtus nii, et keegi nägi minus mingisugust potentsiaali, mida mina ise ei osanud sel hetkel kindlasti kuidagi märgata või üldse nagu tähele panna. Ma arvan, et üks väga suur tugevus meie koguduses on see, et julgetakse anda vastutust ja see vastutuse andmine on selline turvaline. Ehk siis ma arvan, et ma olin koguduses käinud äkki selline, ma ei tea, pool aastat või jah, ma ei usu isegi, et aasta võib-olla vähem ja siis mind kutsuti kampa meie lastetöösse lihtsalt väikeseid asju tegema. Oli see siis toidu, ma ei tea, valmistamine, kujunduse tegemine, mingid sellised väikesed sutsakad meie laste üritustel ja ju ma siis kuidagi klikkisin seal nende lastega ja täitsin oma rolli ka vastutustundlikult ja siis kuidagi niimoodi see on läinud, et alati on antud nagu järgmiseid võimalusi ja ma ise olen ka tabanud ära just lastetöö koha pealt selle enda jaoks selle Jumala kutse ka, et vist on ikka minu asi, mida teha. Ja siis oligi alguses tegin selliseid väikeseid ägedaid asju, aitasin kaasa ja siis anti mulle minu esimene suurem vastutus juhtida lastetööd hoopis Kundas, ehk siis mis on Rakvere lähedal selline väiksem linn, kus oli siis osa meie
nii-öelda üks osa meie kogudusest tegutses ka ja siis hakkasin seal juhtima lastetööd, mis oli väga äge kogemus ja kindlasti kasvatas mind täna selleks, kes ma olen. Ja see oli ka selline turvaline, et kohati võib-olla visati nagu vette, aga samal ajal valvati, et minuga midagi ei juhtuks. Et ikkagi sain nagu tunda seda vastutamist, aga see oli turvaline. Ja siis sealt kuidagi kasvas edasi, ühel hetkel ma läksin juba õpetajaks õppima ja ma muidugi olen ka noortetöösse vahepeal panustanud ja hoopis seal valdkondasid juhtinud ja teinud erinevaid asju, aga see lastetöö kuidagi on jäänud selliselt, et täna ma siis juhingi meie lastetööd kogudusest nagu laiemalt. Et selline samm-sammult, mitte küll nagu trepist üles kõndimine otseselt, et ikka on oma tõuse ja mõõnasid ja erinevaid katsetamisi, aga kuidagi on usaldatud samm-sammult. Mis sinu jaoks andis selle turvalise tunde? Ma arvan see, et minust vanemad ja rohkem kogenud juhid olid mu kõrval, et kuidagi ma kunagi ei ole otseselt tundnud seda, et mind jäetakse üksinda selles, kus ma teenin või mingisuguse valdkonna juhtimises, olgu need siis suuremad asjad või väiksemad asjad. Et alati kuidagi nii sõnadega kui ka tegudega näidati, et sa ei ole selles üksi, me oleme sinuga koos ja just võib-olla see tegude koht on see oluline, et tihti peale koguduses ka räägitakse sellest, et jah, et me toetame sind ja sa saad täiega hakkama ja Jumal on sinuga ja hästi nagu suuri sõnu, aga siis kui sa oled selline väike inimene ja teed oma esimesi vastutusi, siis on nii oluline see, et keegi on sinuga kaasas selles, mida sa teed, et päriselt tulebki sinuga sinna lastekale kaasa, aitab sul võtta lapsi vastu, aitab sul planeerida, ütleb, et kui sa ei oska, siis ma teen ise järgmise sammu ja lähme siit koos edasi. Et ma arvan selline nagu päris kaasas olemine, et ma nägin, et minust nii-öelda tugevamad juhid on tegudega kaasas ja täna ma siis proovin olla selline juht järgmistele noortele juhtidele. Nii et see tähendas sinu jaoks seda, et keegi oligi nagu füüsiliselt sinuga koos seal kaasas, tegi sinuga koos neid asju, et sa ei olnud kordagi nagu üksinda seal üritusel või okei, ma ei tea nüüd, mis ma täpselt tegema pean. Jah, ma ütleks küll, et eks ikka oli seda ka, et oled üksinda, aga kuidagi isegi kui ei olnud füüsiliselt kaasas, siis see hästi tugev nagu kindlustunne, et ma tean, et kui midagi juhtub, siis keegi on kohe olemas või et kuidagi minu juhid ei jäta mind üksinda, isegi kui ma võib-olla füüsiliselt olen üksinda sel hetkel, aga kuidagi selline teadmine, et see on turvaline. Ja eks see teadmine tuligi sellest, et ma olin näinud, et need inimesed on olnud tegudega minuga kaasas ja füüsiliselt minuga kaasas. Et selline päriselt kohal olemine võib-olla on olnud üks tugev märksõna mu juhtimises. Kas sinu nagu otsus Jeesust järgida oli kuidagi ka seotud sellega, et sa tegelikult juba aitasid ja teenisid kaasa või kas oli see nagu eraldatud, et sa tegid enne oma otsuse ja siis hakkasid alles kaasa tegutsema? Ta käis üsna paralleelselt, mis ma arvan, et on olnud, jälle seda võib võtta nii tugevusena kui ka sellena, et kas see siis on õige või vale, et kes teab, aga ma arvan, et üks nii-öelda oluline aspekt selle juures, et ma üldse Jeesuse enda ellu vastu võtsin ja huvitusin sellest kõigest rohkem oligi see, et mind kaasati erinevatesse rollidesse juba enne, kui ma olin otsustanud Jeesuse kasuks. Ja need olid sellised nagu teenivad rollid, et jah, me ei läinud lavale, ma ei tea, ülistust juhtima, et see ei oleks olnud sel hetkel ju kindlasti õige, aga sain seal väikeseid asju kaasa teha ja kuidagi see panustamine ja näha, miks teised inimesed kogudusse panustavad, andis mulle selle arusaama, et see peab olema midagi suuremat, miks nad on valmis tulema laupäeva vara hommikul mingeid temaatilisi snäkke lastele tegema. Et kuidagi, ma arvan, minu jaoks see teenimise, sel hetkel ma ei osanud seda isegi nimetada teenimiseks, see oli lihtsalt selline vahva, et tulen aitan sul vabatahtlikku tööd teha. Aga et kuidagi see võib-olla andis minu jaoks selle tõuke, et siin peab olema midagi veel, et need inimesed ei tee lihtsalt niisama sellist asja. Et pigem minu puhul see nagu toimis ägedalt ja siis sellele järgnes juba see otsus ja siis see otsus omakorda andis sügavuse sellele, mida ma juba nii kohati tegin ja siis tulid juba need nagu juhtivad rollid ka. Et eks ta käis selline käsi käes kohati. Et alguses tõmbas pigem selline uudishimu sind, aga siis pärast juba tuli see sügavus ja eesmärk sinna, et miks ma seda päriselt teen. Jaa, täpselt. Okei, Mattias, kuidas sinuga? Sina oled siis täna noortejuht. Ma enne küsisin su käest siin enne, kui me alustasime salvestamist, et kas te juhite koos Greetega noortetööd, siis vastasid, et kui läheb hästi, et siis juhite koos ja kui on pahasti, et siis sina oled see, kes võetakse pihitoolile. Ja, et kui päid on vaja maha võtta, siis võetakse minu pea maha. Aga kui läheb hästi, siis me mõlemad juhime. See on niimoodi ilusti ära jaotatud. Aga kuidas ma sattusin sinna? No ikka, kõigepealt
et mingid väiksed ülesanded antakse ja mäletan, et kuidas ma üldse sinna tiimi sain, oli selline huvitav olukord võib-olla, et mu vanem vend oli kõigepealt lastetöö meeskonnas ja siis vaadati, et meil on inimesi natuke vähe, et kellel on vendasid, õdesid, et kes saaksid veel tulla nagu meie tiimi ja siis vanem vend oli mingid, kuule Mattias, nüüd on niimoodi, et tuled lastetöö tiimi. Ja siis ma tulin sinna, tegin oma asju, esimene kord, kui lavale läksin, pidin loosimist läbi viima, ma läksin lavale, ma ei olnud mitte ühtegi sõna, see oli nagu nii hirmus mu jaoks, ma olin täielik introvert, aga ma ei pannud kuidagi maha seda öelnud, et kuule, ma ei lähe minna mitte kunagi lavale, vaid Jumal on saanud minu sees kõvasti tööd teha ja siis niimoodi on need ülesanded ka nagu kasvanud ja peale kaitseväge siis tegin otsuse, et ma liigun lastetöös siis nii-öelda noortetöösse edasi. Et ka Helen on jäänud lastetöösse respekt, et lastega on võib-olla natuke raskem isegi kohati tegeleda, sest et nad vajavad natuke rohkem hoolt ja armastust võib-olla. Aga kuidas ma siia sattunud olen? Võt, see õige vastus oleks ikka tänu Jumalale ja Jumalal on ju plaan paigas ja kui me ütleme jaadale, siis nii see lähebki. Et siin ei ole, ma arvan, minu enda tarkusest või sellest, et ma olen hästi pressinud kuidagi sinna juhi kohale, vaid Jumal on kuidagi esile tõstnud mind. Jah. Kas keegi pakkus sulle seda rolli? Ja kindlasti keegi peab ikka pakkuma ka, et ise vist, ma ei teagi, kui palju on, kes ise ütleb, et ma tahan olla noortejuht. Gunnar pakkus jah, ta enne aasta aega kõigepealt ütles, et saame kokku, kord kuus on ja räägime, arutame maailma asju ja siis sattus selline asi, et võtsin ta tütre hoopis endale naiseks ja siis Süke pjant. Ja siis ta hästi nagu toetas, hästi mentordas mind ka muudes eluvaldkondades, mitte ainult selles usuvaldkonnas, vaid kõik asjad kuidagi, mis oli vaja lahti arutada, lahti mõtestada, siis ta oli kõrval ja aitas mind selle kõige keskel. Kas ta tegelikult nägi, et sa võiksid ta tulevane väimees olla? Ma arvan, et kohe alguses mitte, aga võib-olla poole pealt ta sai juba aru, et okei, mingi kahtlane värk siin on teoksel. Siin on midagi rohkemat käsil kui lihtsalt tulevase noortejuhi küpsetamine. Ma olin päris cooked, jah. Nii et, aga nii lahe kuulda, kuidas ta nagu panustas sinusse järjepidevalt, et sa mainisid, et aasta aega järjest saite niimoodi kord kuus kokku ja võtsite aega koos, et... Ja kui ta vahepeal läks puhkama, siis ta ütles, nii, Evka, sina võta nüüd tema üle, saa temaga kokku. Ja et mind ei jäetud kordagi niimoodi, et las ta läheb vaikselt ära, et seda ei olnud, vaid minusse panustati hästi tugevalt ja ma tunnen, et see oli, peale kaitseväge on ikka see, et kas ma lähen puhkan, chillin, võtan hästi rahulikult või siis vastupidi, ma tulen nagu veel kõvemini noortetöösse tagasi või siis üldse teenimisse tagasi ja kui nad ei oleks panustanud minusse nii palju, siis ma ütlesin ka Gunnarile esimesel kohtumisel, et ma peale kaitseväge võtan siuke vaheaasta või puhkan või teenimisest kõigest. Aga läks niimoodi hoopiski. Ja ma olen Jumalale väga tänulik, et Gunnar oli mu kõrval, aitas mind ja kuidagi juhendas, kuidas mingeid asju teha, aga mitte ei olnud lihtsalt see, et nii, Mattias, sa oled sina siin ja vaba. Nüüd hakka nüüd tegema asju, vaid seal oli väga tugev panustamine minusse ennem. Ja kas sa samas kuidagi, kas sa tundsid, su jutust ei kõla seda, aga kas sa tundsid kordagi, et oli ka selles kuidagi mingit survet või seda, et ma tean küll, et nad tegelikult tahavad must noortejuhti teha? Ega ma alguses ei teadnud, ta ütles seda viimasel kohtumisel alles. Mõtlesin, et päris tore kokku saada lihtsalt ja rääkida. Aga survet kui sellist ei tundnudki, vaid see oli niisugune, et ma tundsin ise, et ma olen nagu ette valmistatud, mul on kogu see varustus olemas, mis on vaja selleks, et teenida noori. Ja ma tundsin, et ma olen valmis selles hetkes. Mis te siis tegite Gunnariga, kui ma tohin küsida? Millised te kohtumised teid? Saime kokku, Gunnar küsis, kuidas sul läheb, siis ma jutustasin seal, siis rääkisime ikka oma võitudest, oma kaotustest, palvetasime kindlasti. Jah, niisugune elu jagamine, et keegi nii-öelda vanem vend või selline kuulab sind ja annab sulle nõu oma elukogemuse ja oma tarkuse pealt.
see oli väga hea. Vahepeal vaatasime ka piiblisse, ta hästi tsiteerib piiblit päris palju. Jutu käigus just panna, aga piiblis on kirjas niimoodi, et kuule vaata, tee hoopis niimoodi. Et see oli jah, rohkem nagu minu karakteri või sellise minu karakteri kasvatamine, ma arvan. Ja siis tuli kuidagi nii loomulikult ka see, et sa ütlesid väga ilusti, et sa olidki kuidagi valmis võtma seda noortetööd üle ja tahtsid astuda sellesse rolli. Jah, ma tundsin, et mul on see varustus olemas ja Gunnar ei läinud ju kuskile minema, vaid ta on minu kõrval ju olnud, on ju. Et see on väga hea, kui ei visata lihtsalt, et mine tee nüüd ja siis me unustame sind, et sihukest asja pole kordagi olnud, vaid ongi see, et pidevalt iga esmaspäev tuleb palvemeeskond kokku, nad palvetavad lastetöö eest, lastetöö juhi eest, noortetöö eest, noortetöö juhi eest, et ma tunnen seda, et palve on läbi kannud ja me ju saame, muid kodugruppe, väikegruppe on ka, kus me saame palvetada ja tuua oma mingid raskeid asju ja me saame palvetada nendest ja see ei ole nagu, ma ei ole üksinda nendes asjades. Ja. Kuidas nüüd see hoidmine on välja näinud, kui sa oled selle rolli juba vastu võtnud? Ma arvan, et samamoodi, et küll juht on muutunud võib-olla natukene, et Gunnar nii palju ei ole enam kaasas kõige sellega, aga Merle on väga, väga toetanud. Näiteks, ma toon siis ühe näite juba, kui siin juba näideteks läks. Yeah. Ta ütles, et mõistlik on teha nagu 3 noortekat ette planeerida. Ma ütlesin, et okei, ma saan aru, on ju, aga kuidagi ei jõudnud mitte kunagi selleni. Ja siis üks hetk ta küsis, et kuule, et kas sa tahad, ma teen tabeli nagu sulle valmis Excelis, ilusa värvilise tabeli, kus sa nagu ilusti paned kõik paika, kus, mis, kes teeb. Ma ütlesin, et no jah, võib küll. Ja see tabel oli tegelikult see, mida ma vajasin, mitte see, et kuule, tee nüüd ära, on ju, vaid see tabel, mida ma Excelis võib-olla, ei ole Excelis nii tugev ja nii ilusti ei oska võib-olla teha asju seal, aga siis ta tegigi selle minu eest ära nii-öelda. Ja siis sai juba planeerida ilusti edasi asju. Ma võin siia korraks juurde lisada, et kui me siia sõitsime täna, siis me rääkisime ka Mattiasega sellest samamoodi, et juhtimisest ja siis tuligi, Mattias rääkis mulle seda näidet, et kuidas Merle aitas tal tabeli teha ja siis ma kuidagi jagasin omalt poolt ka just nüüd siin viimasel hooajal, kui Merle on siis juhtivas rollis olnud neid võib-olla sarnaseid lugusid, et see on nii äge, kui sinu juht lihtsalt ei ütle, et no mine ja nüüd tee või lihtsalt ei anna paar näppu näidet, et proovi nii ja nii, vaid ta ongi valmis tegema selle sammu, et okei, mul on tunne, et sul on siin kohas abi vaja, kas on okei, ma teen näiteks sulle selle sammu ära ja siis me läheme koos edasi. Et see on nii eriline, kui sinu juht on valmis astuma selle sinu pildi sisse nii-öelda, jällegi nagu sinu kõrvale, et ma teen sulle selle tabeli ära ja siis me saame koos edasi liikuda. Et selline väga kuidagi äge juhtimise kogemus on see olnud meil vist mõlemal. Jah, see, et ta ei jäta kuidagi, saame koos aru, et okei, siin on probleem, on ju, et ta ütle, et nii, nüüd sina üksinda tegeled, vaid me koos vaatame ja lähme sellest raskusest koos läbi ja siis sa saad juba edasi minna ise. Et kui sa saad selle ratta nagu veerema, et siis ta juba läheb ise, on ju. Yeah. Aga on vaja, et keegi nagu annab selle päris tõuke nii-öelda, mitte ei ütle, et mina nüüd proovi ja lükka ennast siis liikuma, vaid et ta nagu lükkab sulle hoo sisse ja siis sul on lihtsam edasi minna. Väga lahe tõesti, ma arvan, et siin on nii nagu minulgi on see eeskujuks nagu juhtimises, et mõelda selliselt ja et Jumal annaks ka nagu tarkust näha kuidagi, et mis on see väljakutse täpselt sellel juhil praegu ja mida ta vajaks. Väga äge. Aga kuna me siin oleme jõuluteel, siis üks põhjus ka, miks ma teid tahtsin kutsuda just siin jõuluteel, et rääkida ühest jõuluprojektist, mis teil Karmelis on. Jõulumaa projekt, eks ole. Kailen, sina oled juhtimas seda projekti. Kas sa natuke räägiksid, mida see endast kujutab? Jaa, ma tõesti olen juhtimas seda nii sel aastal kui ka tegelikult juhtisin eelmisel aastal ja üldse selline jõulumaa projektide asi on vist vaikselt saamas traditsiooniks meie koguduses. See tähendab seda, et me teemegi kirikusse, tavapäraselt siis meie kirikuhoonesse sellise jõuluteekonna, nagu seiklusliku teekonna, kus me räägime lastele jõululugu. Ja peamiselt me teeme seda enda koguduse lastele muidugi, aga üks selle jõulumaa eesmärk ja väljund on ka see, et sinna saavad tulla lapsed ja ka noored siis tegelikult, kes ei käi võib-olla üldse veel meie üritustel, ehk siis me
kutsume sinna erinevaid klasse ja erinevaid rühmasid, ehk siis koole ja lasteaedu meie enda kodulinnast ehk siis Rakverest, et nad saavad tulla, saavad ennast regada ja sellest osa olla ja kuulda ja täitsa kogeda ka, kuulda, näha, kogeda, kõik meeled lähevad seal käiku seda jõululugu ja seda, miks me tegelikult jõule tähistame. Ehk siis me võtame piiblist loo aluseks ja oleme igasuguseid asju teinud. Eelmisel aastal ehitasimegi täiesti konkreetselt suure sellise teekonna, kus oli seal erinevat seiklust ja siis küll said minna Maarja magamistuppa lapsed ja päriselt mängiti neile näidendit ja siis nad jõudsid kuskile turule ja kus on päriselt asjad, mida nad said maitsta ja et me kuidagi kõike, mida me oskame teha, seda me teeme, et siis nendele lastele, kes sellest loost võib-olla üldse midagi ei tea ja ka neile, kes juba teavad, et kuidagi uuesti meelde tuletada, mis see jõululoo, kes tegelikult siis ka selle jõululoo kese on, et nad selle teadmise saaksid endaga kaasa võtta. No see kõlas nii põnevalt, et see väike tüdruk minus mõtles, et ma tahaks ka minna maitsma neid asju sinna turule. Ja see on väga äge. Ma ise eelmisel aastal vaatasin kõrvalt ja mõtlesin, et appi laste jaoks on ilmselt ka selline, no loodetavasti selline väga äge kogemus, et sa astud nagu justkui nagu teatrietenduse keskele, aga see sügavus selles on see, et see on päris lugu, mida me jutustame, et kuidagi hästi palju ägedaid erinevaid tahke on sellel asjal. Ja see on ka nii äge, kuidas sa ütlesid, et just, et kutsute palju nagu oma kogukonnast sinna lasteaedadest ja koolidest, et kuidas on vastatud sellele? Väga-väga hästi. Tavapäraselt nii ka sel aastal juhtus on see, et me paneme regamise välja ja siis sel aastal näiteks läks nii, et meil oli natukene väiksem kontseptsioon või on sel aastal ja meil oli üks päev, mida me pakkusime siis lasteaedadele, et saavad regada selline 6 aega ja ütleme nii, et vähem kui tunni ajaga olid kõik ajad täis kohe ja inimesed uurivad juba mitu kuud ette, et kas me saaksime jälle tulla sel aastal oma rühmaga või klassiga. Et see on äge, et kuidagi kogukond on väga hästi vastu võtnud selle, nad väga tahavad tulla, lapsed tahavad osa olla. Täitsa oleme kuulnud ka, et kui siin on erinevatel jõulumaadel käidud, ikka teevad igasugused kohad, mõisad, kus iganes jõuluseiklusi tehakse lastele, et siis lastele on väga meeldinud meie juures, mis on eriline jällegi, et just kui me jutustame ju nii meile tavapärast lugu, aga nende jaoks see sisu ikkagi ilmselt on nii kõnekas ja eriline, et see on lahe ja me väga püüame olla selline avatud keskkond ja avatud kogukond, et mitte me ei ole nii-öelda ainult omavaheline klubi justkui, vaid et me ikkagi avame selle, mis me teeme ja kutsume väljaspoolt inimesi ja tahame, et nemad saaksid ka osa. Kuidas kas eelmine aasta ega näha, et sellest tuli uusi inimesi kogudusse ka või lapsi? Jaa, eks meil on natukene keeruline seda selles mõttes kaardistada, et kes need lapsed on ja kust kaudu nad täpselt lõpuni jõuavad meie juurde, sest meil on nii mitmeid erinevaid lastetöö valdkondi ja üritusi, aga me väga loodame, see on meie üks eesmärk, et lapsed, kes käivad sellel üritusel, no see sügavam eesmärk on see, et nad võtavad endaga kaasa ikkagi selle teadmise ja kogemuse ja loodetavasti ka Jumala puudutuse sellest loost. Aga me väga loodame ja igatseme, et nad jõuaksid ka meie laste üritustele ja sealt edasi siis juba kogudusse. Et lastega on natukene keeruline selles osas võib-olla, et kui noored saavad ise otsustada, et me tuleme, siis lapse jaoks ikkagi on vanem see, kes võib-olla selle otsuse teeb, et siis me püüame selle kaudu jõuda ka võib-olla kaudselt siis vanemateni. Mida ma tean on see, et lasteaiaõpetajad ise, kes on näinud, et me teeme ägedat asja, on võib-olla oma lastega hoopis sattunud meie lasteüritustele ja sealt edasi kogudusse. Et eks see sõna vaikselt liigub ja me püüame ka kaardistada seda, et kui meil ikka täitsa mitusada last käib sealt jõulumaalt läbi, kes on siis täiesti väljaspoolt kogudust ja lisaks siis veel meie enda lapsed ka. Et nii palju, kui me suudame, siis püüame neid ikkagi kuidagi edasi ka kampa saada. Mattias, kas sinul on olnud ka osa sellest jõulumaast? Jaa, eelmine aastas ma sain olla ajamasina juht, selline lendur. Tõmbasime oranži kostüümi selge endale ja läki pähe ja prillid ette ja siis viisimegi need lapsed kõigepealt ajamasinasse ja siis ajamasinas siis Jeesuse aega ja siis käisime kõik selle teekonna läbi seal. See oli mul endal ka oli väga-väga vahva. Ma ei ole mingi professionaalne näitleja, aga ma ise naudin väga seda, et ma saan kuidagi näidelda ja olla ollagi näitleja ja teha mingit muud asja, mitte lihtsalt kuidagi rääkida kuiva jõululugu. Võib-olla hästi nagu mitte näitlikustada ja kõik see, vaid hästi näitlikustada ja tuua lastele päriselt nagu see arusaadavaks tehtult nendeni. Ühesõnaga, mulle väga meeldis see ja
see aasta kahjuks ei saa nii palju osa olla, aga samas Mattias on mu tuumiktiimis ikkagi ka, nii et pigem ikkagi oled osa. Aga jah, kaudselt. Nii et ma olen väga nautinud seda. Üks osa võib-olla veel, mis on oluline selles jõuluseikluse asjas, on see, et see on suunatud lastele, aga sellesse meeskonda panustavad meie enda noored. Ehk siis võib-olla see on see seotus lastetöö ja noortetöö vahel, et kui mina lastetöö poole pealt juhin seda projekti, sest see nii-öelda tulemus on justkui suunatud lastele, siis meie enda lastele ja väljaspoole ka, siis ma arvan, Mattias ja noorte meeskonna roll on kohati isegi nii palju suurem selle sees, kui see, mida mina näiteks lastetöö poole pealt teen, sest nemad tulevad ja teevad selle asja päriselt ära, ehk siis mängivad neid rolle ja tihtipeale ka noored, kes ei ole meie noortetöö meeskonnas, vaid kes lihtsalt osalevad meie noortekatel. Nad kõik ei ole võib-olla isegi otsustanud Jeesust järgida veel, et me kuidagi olemegi, loome nende jaoks ka seda keskkonda, et nende endi jaoks täpselt nagu Mattias ütles ka, et see on selline äge koht, kus olla ja äge võimalus panustada kogudusse. Et selline hästi laste ja noortetöö ülene projekt on see, ma ütleks. Ja, et see leidubki igale ühele, kes tahab nagu esineda, saab esineda, kes tahab olla nagu vaikselt, rahulikult teha mingid oma asju, mängida lammast näiteks. Siis on ka seda saab, on ju. Et kes tahavad kuidagi kaasa panustada, siis saavad. Et ei ole see, et ainult ekstraverdid, kes tahavad hästi palju rääkida, ainult nemad saavad nagu kaasa panustada. Vaid me leiame nagu päris paljudele, kes tahavad, saavad kaasa panustada ühesõnaga. Mis juba varem sina, Kailen, oma loo osas tegelikult ju jagasid ka, et sina ju tulid noortetööl, aga suht kiiresti hakkasid lastetöös kaasa teenima. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud, siis vahel on väljakutse tegelikult nagu koguduses see, et kuidas saada noori nagu kaasa teenima lastetöös. Mis on see saladus, Karmelis? Kuidas te olete saanud oma noored nagu lastetööd tegema kaasa? Eks, et ei jääks vale pilt, kindlasti ka meil on olnud neid perioode, kus on keeruline inimesi kampa saada, et ma arvan, see on täiesti normaalne, aga mis meie saladus võiks olla, võib-olla see, et me panustame väga palju, ma ütleksin, meie meeskondadesse, ehk siis kui me näiteks võtame lastetöö kontekstis need noored lastetöö meeskonda, siis nad ei pea lihtsalt loodetavasti, ma siin juhina ütlen, et nad ei pea lihtsalt tundma seda, et okei, ma tulen ja teen, vaid me korraldame neile igasuguseid üritusi, nimetame neid häälestusteks, kus nad saavad kokku tulla ja ka oma vahel aega veeta. Ma arvan, see võib-olla on üks see võti, et need noored tulevad ja panustavad küll siis näiteks laste eludesse ja nendesse üritustesse, aga samal ajal neil on endal tore ja lõbus, sest et nad on seal oma sõpradega koos, et lihtsalt nad teevad seda selle lastetöö väljundiga. Ehk siis me püüame panustada väga palju meie noortesse, just meeskonnaliikmetesse ja meeskonnajuhtidesse, et nende jaoks see kogemus oleks kuidagi tore ja samamoodi ka turvaline. Et võib-olla see pool ja samas ka see, et eks meie koguduses üldse kuidagi kõik generatsioonid on oma vahel üsna nagu läbi põimunud, ehk siis see on kuidagi loomulik, et jah, ma panustan praegu lastetöösse ja samas vahel, ma ei tea, kuskile täiskasvanute üritusse ja kuidagi selline ei ole nagu, et võt, me teeme lastetööd, me teeme noortetööd, me teeme seal vanemate, ma ei tea, inimeste mingit asja, et kõik kuidagi aitavad üksteist ja see on see ühine hingamine, mis meil on ja võib-olla see on ka üks see võti, et me oleme teinud selle kuidagi loomulikuks meil koguduses, et jah, käime sama sammu ja loogiliselt aitame üksteist. Ja võib-olla see eeskuju ka, et Kailen ei ole lastetöö juht ja ütleb, et nii, sina tee seda, vaid ta teeb ise ka, ta on ise ka lastekatest osa, et ta ei ole kuidagi eraldi, et mina samamoodi, ma ei ole eraldi kuidagi, et mina nüüd ütlen, kuidas teie tegema peate, vaid me oleme kõik nagu osa sellest ja me oleme nii-öelda näpud mullas ja teeme seda sama tööd. Et me näitame eeskuju, et me oleme teinud seda päris pikalt, et see võib olla tore teenimine ka, et see ei pea olema kuiv teenimine. See võib sind ennast ka täita. See on väga lahe. Ja nii palju kui ma tean, siis tundub, et ka teie lasteüritused tegelikult on väga nagu põnevad ja toredad. Et mis selle nagu särtsu teie sisse on pandud, et kuidagi niisuguse, mis on selle elu nagu puhunud teie lastetöö sisse? Ma arvan, et eks see kese seal ikkagi on ju Jeesus ja et me teame, kellele me seda teeme ja eks seal tuleb see säde enda sisse ka, et me nii väga igatsen, et lapsed ja
noored saaksid kogeda päriselt Jumalat, et nad saaksid teada seda kõige olulisemat osa sellest kõigest. Et eks see annab selle sädeme. Aga ma arvan, et mis meie üritused selliseks elavaks ja ägedaks teeb, on võib-olla see julgus katsetada. Et väga harva tuleb selline olukord, kus meil on mingi mõte ja me ei saa seda teostada. Ja ma arvan, see on olnud see eeskuju, mida siis meist vanemad juhid on meile andnud, et meil on igasuguseid asju tehtud. Küll on kirikulaest tuldud alla trossidega selleks, et noortel ja lastel oleks äge. Jah, kanakostüümis täpselt. Küll on, et lapsed tulevad üritusele, teevad ukse lahti ja terve kirik on suurt batuuti täis või täiesti sellised, et kui meil tuleb mõte, siis meil kuidagi tuleb ka see julgus vähemalt proovida neid asju ära teostada ja kuidagi see iga kord sütitab, et ägedat asja tegime, nägime, et see meeldis lastele ja nägime, et see hoiab neid käimas koguduses ja sealt edasi me näeme, et lapsed teevad ja noored samamoodi teevad neid otsuseid, et anda oma elu Jumalale ja kuidagi see on nagu ägedalt liikumas või läbi põimumas, et teemegi selliseid crazy'sid asju natukene võib-olla kõrvalt vaadatakse, et no kas on vaja kirikusse batuut panna või ma ei tea, saun ehitada või mis iganes teha, aga me näeme, et lõpuks see on viinud meie lapsi ja noori Jeesusele lähemale ja ma arvan, sealt see kuidagi särts tuleb ka, et no katsetame, vaatame ja kui toimib, siis teeme veel ja veel suuremalt. Aga samas see sügavus on ka seal olemas ikkagi, et me ei tee ainult seda fun, et tore ja kõik laskub seal kanakostüümiga alla, et see on kõige nagu lahedam, vaid see sügavus on ka olemas, ma arvan. Et me räägime, julgeme, ma arvan, öelda ka, et mis on see tõde, mida me piiblist loeme ise. Et need kaks asja peavad käima käsikäes, ma arvan. Kust te selle jõu leiate? Oma elude kõrvad noored inimesed, nagu te olete, et õpite ja töötate ja kõike muud. Jeesus. Amen. Jah, eks see on see tarkus kuidagi ennast ka täita ja leida enda jaoks neid keskkondi, kus me siis saame täidetud või mina siis enda kontekstis näiteks, et nii nagu Mattias rääkis, et kuidas ta Gunnariga vestles, mul on ka neid inimesi enda elus, kes saavad minuga kokku, kus ma ei pea olema lastetööjuht Kaileen, vaid ma olen lihtsalt Kaileen ja enda küsimustega, enda rõõmude ja raskustega, et ja need vestlused viivad Jumalale lähemale, et eks see on see üks koht, kus saab täidetud ja ikka see püüdlus kuidagi hoida seda tarkust, et lõpuks ei ole vahet, mis üritust me korraldame või kuidas see läheb või ei lähe, et päeva lõpuks kuidagi ma tean, et ma teen seda Jumalale ja eks see ikka kehtib, et kui sa välja annad, siis sa saad tagasi ka ja tihtipeale saad rohkemgi tagasi, kui sa ise valmis oled, nii et eks ta selline üleloomulik ole, et ikka vahel tabad ära, et on üleloomulik rahu või üleloomulik jaksamine ja see on väga eriline. Ilma Jumalata ei oskaks niimoodi panustada. Ja mõnda aega tagasi, kui ma üldse oma elukutset kuidagi vaatasin, siis ma vaatasin ka, et kus oleks nagu palju vaba aega võib-olla, et saaks nagu karmis kaasa teenida. Vaatasin päästes, 24 tundi tööl ja 3 vaba päeva, et selle 3 vaba päeva sees saab päris palju teha ära. Nii et tarkust oma elukutse valimisel ka, et kui tahad teha Jumala riigi teed palju, siis tasub ka siuke elukutse valida. Või siis vastupidi, valid mingi elukutse, mis toob palju raha sisse, et saad siis vastupidi sellega kuidagi toetada noori ja lastetööd. Räägid õpetaja tööst, Ärme sinna lasku täna vist. Täna sinna mitte. Aga see on väga hea mõte. Ma arvan, õpetaja töös võib-olla kohati natukene on vastupidi see, et ajaressurssi pigem on nagu vähe. Aga jällegi, võib-olla seal jookseb ka siis see joon, et ma tean, et ma saan panustada kogudusse, aga samas ma saan ka luua seda väärtust oma töökohas, sest täna ka mina tegutsen ikkagi seal ka laste ja noortega, et võib-olla kuidagi siis see mõtestamine seal juures, et ma annan kogudusse nii palju, kui ma saan, aga ma annan ka oma töökohas nii palju, kui ma oskan ja siis Jumal saab igal pool kõike teha ja osa olla. Ja tundub, et sul on ka väga hea tiim, et see vähemalt mina olen näinud, et selles on ka suur saladus, et kui sul on hea tiim, siis juhil ka ei ole nii palju seda nii-öelda mikromanageerimist vaja teha, eks ole? Ja täpselt, eriti kui juhid teisest linnast, siis see on väga võtmesõna, et kes on su meeskond ja meil on üldse väga head meeskonnad. Ja respekt, et sa Tartus teed selle. Mina elan Karmelist mõni 100 meetrit eemal, et see on 2 sükest distantsi. Aga jah, tiim peab olema hästi tugev ja peab olema su selja taga ja kogudus üleüldiselt palves ka selja taga olema. Ja nad on. Ma arvan, tänu sellele me jõuamegi seda kõike teha, mis me teeme, et me ei tee üldse seda üksinda. See ongi see võti. Üksinda sa ei jõua, jah, sa lihtsalt ei jaksa. Ja see on okei.
kuidas siis on Karmelis olnud seda tarkust ka hoida oma juhte, et teadagi, et tekib erinevaid väljakutseid ja raskusi ka? Mitte läbi küpsetada neid ja et kui ongi raske, pannagi time out, kuule, et võta aeg maha, vaatame rahulikult, et ei pea nagu orav rattas kogu aeg olema, et see lõpuks sööb sind ennast ära ja jumal ju ka 7. päeval puhkas, on ju, et miks me seda käsku siis kuidagi eirame ja ütleme, et okei, üle töötame, see on nagu next level isegi, see on nagu väga hea, vaid vastupidi, et meie kogudus võib-olla just viimasel ajal on toodud seda sabati teemat hästi sisse ja olnudki, et kuulge, et võtke nagu rahulikult vahepeal, puhake, et leidke see hingamine, et ärge hingeldage kogu aeg. Ja ma arvan, et ka see tarkus, kui mina ise juhin, siis kui ma tunnen, et ma hakkan ära väsima, öelda, et ma tunnen, et ma olen väsinud. Võib-olla me vahel kardame seda öelda kuidagi, et mis siis minust arvatakse ja mis juht ma selline olen, et ma pean ju pingutama ja häid tulemusi näitama. Ja me kõik oleme ju väsinud, eks ole. Jah, täpselt, aga et see tarkus, et ma olen praegu väsinud ja vajan puhkust, et ise ka kuidagi teadlikult ennast selles hoida. Meil hakkab aeg otsa saama, aga ma tahan ühe lihtsalt sükse rõõmsa küsimuse siin jõuludeel küsida, et mis teid nagu jõulude juures kõige rohkem rõõmustab? Kuidas sinuga, Mattis? See, et ma saan tööl olla. Okei, aga tegelikult võib-olla päris mitte, aga eelmine jõulud, ma räägin selle ikkagi ära, et eelmine jõulud olid niimoodi, et ütlesin mõned vahetused enne, et kuulge, et jõulud on tulemas, et me oleme tööl kõik, on ju, et äkki läheks kirikusse siis. Siis ise imestasin ka, mida ma nüüd ütlesin, vaata, et ossa raks. Aga siis tuli kätte see jõuluaeg 24 on ju ja siis ülemus küsib, et noh, Mattias, pidime kirikusse minema, mis kell me minema hakkame siis? Ma ütlesin, okei, no siis tuleb minna, noh. Siis läksimegi terve vahetusega kirikusse. Väga lahe. Mis sind rõõmustab jõulude juures? Noh, eks ikka hea vastus oleks, et see aeg pere ja sõpradega, aga ma arvan, täna rõõmustab mind võib-olla see 1. klassi õpetaja elevus, et näha seda väga-väga siirast päris jõulurõõmu nende enda õpilaste silmis ja kuidagi proovida luua neile seda jõulu või kuidagi seda jõulusära või sellist elevust. Nii et ma arvan, et see on see, millest ma praegu põnevil olen, et kuidas nad on ikkagi nagu minu lapsed, et kuidas nende enda lastega seda jõuluperioodi tähistada ja kuidas selle sees ka selle päris keskse osani jõuda. Nii et vaatame. Väga tore. Aitäh teile, Mattis ja Kailen. Väga tore osa oli meile vahva oli teiega vestelda, et ma arvan, et siit tuli palju inspireerivaid mõtteid teistele kuulamiseks, et kuidas koguduses neid sildu ehitada oma noortetöö ja lastetöö vahel ja kuidas hoida ja kasvatada oma juhte ja neisse panustada ja samas ka kuidas kogukonnani sirutada, et ma arvan, et siin on nii praktilisi ideid kui ka palju sügavamõttelisi tähendusi ja mõtteid, mida edasi mõelda. Aitäh teile ja õnnistatud jõuluaega. Jah, sulle ka. Jah.